Nii, ma pean ütlema, et hiidlastest ma väga ei räägi, aga nad saavad mainitud, et täna jäävad hiidlased kõrvale. Ma ise olen Hiiumaalt pärit, nagu olen ka Hiiumaa Eesti Genealoogia Seltsi Hiiumaa osakonna liige. Aga jah, täna siis vaatame natuke seda, mida ma oma doktoritöös tegin genealoogia poole pealt ja kuidas see kõik üldse arheoloogiaga seostub, et kuidas saab üldse genealoogiat ja arheoloogiat ühte patta panna. Minu doktoritöö jaotus 3-ks. Vaatasin inimesi, kohti ja asju ja täna räägime siis nendest inimestest, aga ka kohtadest, sest need inimesed ju pidid kuskil elama ja olema. Kokku ma vaatasin siis 1248 inimese säilmeid, kogusin eluloolisi andmeid. Need ei ole kõik siis klaasitöölised, vaid need on siis klaasitöölised ja nende perekonnaliikmed, aga ka klaasikodades töötanud näiteks õpetajad. Ja samamoodi sai siis kokku kogutud andmeid klaasikodade kohta. Võiks ju eeldada, et see andmestik on kõik ilusasti läbi uuritud ja palju raamatuid on kirjutatud sel teemal, aga selgus, et asi ei ole päris nii roosiline, kui võiks arvata. Nüüd siin sellel kaardil me näeme sellist seisu, mis siis on siis nüüd nagu seotud sellega, mida mina oma töös läbi vaatasin. Need hallid maakonnad on siis piirkonnad, kus on võimalik, et seal asus klaasikoda, aga seda pole veel olnud võimalik tõestada. Siit on puudu näiteks Olgina ja Sõeru, mille puhul jäi andmeid liiga väheks, et väita kindlalt klaasikoja paiknemist sealt. Tihtipeale võib olla ka lihtsalt potase tootmine, aga kõik, kus väikene tehase märgikene on, seal on klaasikoda asunud. Nüüd, mis on huvitav, on see, et sinisega on märgitud need kohad, kus oli ka siis kirikuraamatutes ja erinevates allikates andmeid klaasitööliste kohta. Aga kollased on need, kus oli andmeid, aga klaasikoda ise pole. Ehk siis klaasitöölised ei pruukinud olla kirjutatud selle kihelkonna raamatusse, kus kohas nad töötasid. Mis on võib-olla oluline neile, kes tahavad ka tulevikus klaasitööliste uurimisega tegeleda, et ei pea ennast piirama selle kihelkonnaga, kus klaasikoda asub, et võib vaadata ümber kaudsete kihelkondade raamatutesse ka. Mis võib-olla oli natuke šokeeriv arheoloogile, oli see, et tegelikult kuigi meil on neid klaasikodasid päris palju, siis kaitse all, riikliku kaitse all kultuuripärandina on ainult 6. Ehk siis kõik need ülejäänud 36, iga kell võib mingi buldooser sinna peale minna ja terve selle platsi laiali tõmmata ja olemegi kogu ajaloost ilma, mis selle objektiga seostub. Ehk siis see on nagu selline ohukoht. Osad neist küll olid pärandkultuurikaardil olemas, kes on sellega võib-olla tutvunud, seda saab läbi Maa-ameti rakenduse vaadata, kus asuvad teie piirkonna omad või siis eelis Eesti looduse infosüsteemist. Aga selgus ka see, et osad nendest pärandkultuurikaardil olnud klaasikodadest olid valele kohale märgitud. Aga see probleem on nüüdseks natuke lahendatud, et saime koostööd teha ja täpid õigesse kohta liigutada kaardi peal. Aga ekraan võib-olla ei näita nii lähedalt ma alustasin tööd selle eeldusega, et kõik, mis on paberil, on kuld, aga siis kohe üsna peagi selgus, et ei ole küll nii. Ehk siis ma pidin kõikide klaasikodade puhul vaatama järgi nende rajamisajad, nende sulgemisajad, sellepärast, et paraku tihtipeale oli natuke segadust tekkinud just viimaste omanikega, et sageli oli viimasel omanikule antud rajamise au kuskil kirjalikus allikas ja siis selgus, et ta polnud sündinudki veel siis, kui klaasikoda juba rajati. Et selliseid asju oli päris paar tükki. Nii et ma näitan siin natuke suuremat, et see selgitab ka seda, miks võib-olla mõned numbrid siin, kui te teate nendest klaasikodast midagi, et siis need ei pruugi klappida sellega, mida te varasemast teate. Seal üleval näeb kenasti hütid, mis on teada-tuntud 1628 kuni 1664, aga Pärnumaal tegelikult on üks konkureeriv ettevõte, mille puhul ei ole hetkel selge, et kas ta alustas natukene varem võib-olla kui hüti
Aga kuna pole veel õnnestunud kirjalikest allikatest rohkem infot saada ja teda päriselt ka lokaliseerida, siis me ei tea täpselt, mis seis selle Pärnumaaga on. Küll aga esineb Pärnumaal üks 18. sajandi alguse kaardil ka üks klaasikoda, mis on selle antud kaardil näidatud kui aktiivne klaasikoda. Ja ka selle puhul meil on natukene segadus, et mis seal toimub. Siin on teise otsa klaasikojad. Mida ma siis tegin, oli see, et ma vaatasin 17. sajandist kuni 1940. aastani klaasikodasid, klaasitehaseid, suuremaid, väiksemaid tööstusi. Mõned on tõesti sellised, kus töötasid 3-4-5 inimest, teised on sellised, kus on sadu inimesi tööl olnud. Ja ma keskendusin siis nagu inimeste uurimisel sellele perioodile, mis siis ütleme jääb niimoodi 1600 kuni 1860. Ma kohe selgitan ka miks. Siin on näha siis kõiki neid inimesi ja kõiki neid kohti, mis minu töös esines, neid on väga palju. Kindlasti oled ise ka oma uurimustöös märganud, et mingid kohad hakkavad korduma, kui loete oma esivanemate või sugulaste või huviobjektide kohta. Minule tundus ka nii, et kohad korduvad ja ma tahtsin näha lihtsalt, et milline võrgustik tekib. Ma lähen natuke lähemale siia. Siis punasega on perekonnanimed, see punane pole väga hästi näha ja sinisega on kohad. See on küll inglise keeles, aga peaks olema siiski arusaadav, et parish on siis kihelkond. Aga ma tahtsin näha siis, millised minu uuritavad inimesed kõige rohkem esinevad selles materjalis ja millised kohad kõige rohkem esinevad. Et siit tuleb ilusasti näha, et mida suurem pallikene, seda rohkem on sellel inimesel seoseid teiste klaasitööliste perekondadega. Need on siis abieluseosed antud juhul. Ja vaatamegi seda asja natuke lähemalt. Nüüd, kui ma nüüd neid kõiki andmeid kokku panin, ma pean ütlema, et see 1248 inimest ei ole nagu selline maksimaalne piir, et see on lihtsalt see piir, kust sai lõpuks see uurimise maht otsa selle doktoritöö jaoks, et kindlasti saaks seda veel edasi teha, aga üks hetk tuleb ikkagi töö ära lõpetada ka. Aga need perekonnanimed on võib-olla siis need, mis nende sajandite puhul kõige rohkem kõlama jäid. Muidugi on siin, tuleb arvestada, et nende nimekuju võib erineda sellest, mida võib kohata, et näiteks Mussom esineb nii Mussau, Mussumi, Mussa, nii edasi, et siin on selline natuke võib-olla selline kõige sagedamini esineb nimekuju esitatud. Ja lähemalt ma ise enda töös vaatasin Ventselite perekonda, Haagenite perekonda ja Rungede perekonda. Aga täna vaatame üldse Stihkorne. Küll aga siis, mis nagu siis sellised üldised uurimistulemus võib-olla, siin on siis 17. 18. sajandi kohta. Nende isikute puhul, kelle puhul oli võimalik kindlaks teha, kus nad pärit olid, saab öelda, et nad olid siis Saksamaalt, päris palju Mecklenburgist ja Vorpommernist. Ja see on siis seotud sellega, et klaasitööstus kui selline piiras siis oskustööjõudu päritolu põhiselt. Ehk siis kohalikele eestlastele, aga ka teistele kohalikele talupoja staatuses isikutele ei olnud juurdepääs oskustööle võimalik klaasitööstuses. Siis see oli sisuliselt võimatu, ehk siis eestlasi leiab tol perioodil ainult sükestelt lihttöödelt, kütte mahavõtmine, puude tassimine, aga isegi mitte ahju põletamine, sellepärast et klaasitööstuses on vaja kindlaid temperatuure, mis tõttu see töö jäi põletaja hoolde, see oli ka oskustöö ikkagi, seda temperatuuri hoida korralikult üleval kindla perioodi jooksul ja kindlal tasemel. Seda perioodi iseloomustab kindlasti see, et klaasikojad olid hästi pisikesed, siuksed natuke nagu põlveotsa tehased, aga 18. sajandi keskpaigast
hakkab siis see asi muutuma, toimub selline väike plahvatus, ehk siis väga palju uusi klaasikodasid rajatakse sel perioodil ja sajandi lõpuks hakkavad nad siis sellisteks tööstusteks muutuma, nagu sellisteks tänapäeva mõttes täitsa tööstusteks. Nüüd need klaasitöölised olid üsna mobiilsed, nad ei püsinud paigal väga palju, kuigi nende klaasikodade lepingud olid tavaliselt 12 aastat, siis töölised ise, vaadates neid andmeid, mis mul kogutud said, et oli umbes 1–3 aastat, oli siis tööline paikne, ta võis samasse kohta tagasi tulla pärast uue lepinguga, aga lihtsalt nad liikusid päris tihti ja Eesti-siseselt ka see vahemaa, kui see oli see Kärevere piirkond, siis seal ei olnud väga palju vahemaad üldse liikuda, aga nad liikusid ka kaugemale. Küll aga ei pruukinud pereliikmed kaasa liikuda, et siis abikaasa ja lapsed võisid maha jääda lihtsalt sellesse esimesse külla või kogukonda. Ja siis hiljem saadi jälle uuesti kokku. Või siis, kuidas nad täpsemalt sidet hoidsid, seda ma ei tea, seda ei ole veel keegi uurinud. Nüüd 19. sajandil olukord muutub märgatavalt. Juba 18. sajandil üritati veidi neid eestlasi meenitada klaasikodadest, sest et see välismaalt tööjõu hankimine või siis ka nagu selle sama kogukonna seest pidevalt nagu juurdekasvu hankimine, et see ikkagi nõudis palju vaeva ja tööd, aga eestlastel oli teisi muresid tol ajal, oli pärisorjus oli veel, ütleme nii, et isegi kui pärisorjus kaotati, siis jäid nad ju ikkagi laenudega seotuks oma maaomanikuga, eks neil ei olnud võimalik lihtsalt niimoodi päeva pealt kuskile vabrikusse tööle minna. Küll aga 1792, 18. sajandi lõpus esinevad siis esimesed töölised tööstustes, kes on siis Eesti päritolu ja kellele võiks öelda, et nad tegid oskustööd ja see oli siis poleerimine, klaasi poleerimisega tegelesid siis. Et varasemalt arvati, et see natuke oli hiljem, aga tegelikult ikkagi juba 18. sajandi lõpus, aga need olid sellised üksikud, üks grupp inimesi põhimõtteliselt, et ülejäänutega siiski läks veel nii pool sajandit aega enne, kui ikka täiesti hakkas rohkem neid eestlasi tulema. Ja siis neid treenisid väljagi muidugi need samad saksa päritolu meistrid. Ja selle 19. sajandiga võib-olla on siis see, et see klaasitöölised jäid paiksemaks, meistrite puhul eriti, et seal on näited, kes olid kas 30 aastat samas kohas, et kui võrdleme nagu 1 aasta versus 30 aastat, see on ikka päris suur muutus. Et võib-olla siis ütleme nii, et tööturg muutus stabiilsemaks. Nüüd see igapäevaelus, mida siis nagu see geneoloogia pool näitas, oli see, et selle klaasitööliste kogukonna nagu siuke taasloome, kuna see oli saksakeelne kogukond, siis oli päris selge, et ristivanemlust kasutati sellise süsteemina põhimõtteliselt, kuidas siis neid omavahelisi suhteid hoida ja siis ka tugevdada võib-olla. Et kui kirikuseadus nõudis, et lastel oleks 3 ristivanemat, siis juba 1750-ndatest, 60-ndatest aastatest klaasitöölistel oli neid ikkagi hulka rohkem. Keskmine oli 6, aga üle keskmiseid oli ikka päris viisakalt, et 14-15 kuni 20 ristivanemat, mis on üsna korralik hulk ristivanemaid. Siis ristivanemad mõjutasid ka väga seda, mis nime meie klaasitöölised kannavad, ehk siis esimese 3 ristivanema nimedest kombineeriti siis sellele värskele klaasitöölise lapsele nimi, mis tähendab, et lõpuks nad on kõik suht sarnase nimega, Johann, Heinrich, Antonid, Anton, Heinrich, Johannid, et selline nimede korduvus hakkab tulema ja siis hakatakse kasutama ka vanemaid ja nooremaid juba seal lõpus, sest et nimed hakkavad nii sarnaseks minema. Aga et see oli võib-olla selline hästi huvitav avastus, et nad on sedasi nagu seda teinud ja
siin ma näitan ka paari näidet, et kuidas siis võib-olla ka need noored klaasitööliste perekondade liikmed hakkavad nagu sellesse ühiskonda astuma just läbi selle ristivanemluse, kui nad on alaealised. Mida siis veel võib märkida on see, et selle perioodi, ütleme 1600 kuni 1860, seal vahemikus ma ei suutnud tuvastada mitte ühtegi naistöölist, kuigi on tõenäoline, et näiteks naistööjõudu kasutati esemete pakkimisel, mida on varem pakutud välja ja pakkijaid tõepoolest ei mainita mitte kuskil, kuigi see on ausalt öeldes päris oluline osa klaasitööstuse tegevusest, sest need asjad võiksid tervelt ikkagi jõuda ju selle ostja juurde. Nüüd see siis tekib ka see lapstööjõu küsimus, et varasemad uurijad nii Eestis kui mujal on pakkunud, et lapsed on ka samuti pakkimisel tegelenud või siis nagu selliseid pisemaid töid teinud, aga meie materjalides kõige noorem klaasitööline oli ikkagi 17-aastane, et nooremaid ei ole märgitud ja praegu ei oska ka öelda, aga nende klaasitööliste lastega on üldse natuke selline kurb seis, et näiteks ei ole peaaegu vist ei olegi ühegi hauatähist säilinud, vähemalt läbi kalmistud.ee ei leia mitte ühtegi nendest lastest, kes siin lapse heas surib klaasitöölistel. Mis on võib-olla omaette uurimisteema, võib-olla neid kuskil siiski on. Ja mis võib-olla ka selline natukene huvitav tulemus oli see, et ligi 1/3 nendest klaasikodade omanikest olid omavahel sugulased või siis abielu kaudu seotud, et kes oli kelle kes oli kelle äiapapa ja nii edasi, et see oli ka selline huvitav süsteem, et võib-olla kui seda ka võrgustikuna vaadata, siis saaks hoopis teistsuguse pildi sellest klaasitööstusest. Räägime siis natuke lähemalt sellest genealoogilisest poolest. Siin on Johann Anton Stichorn, ise kasutas nime Anton Stichorn ja tema jõudis Eestisse Böömimaalt, tema kirjate juurde märgitud katoliiklane Böömimaalt ja tema valmistas õõnesklaasi ehk anumaklaasi ja töötas siis seal loetletud klaasikodades. Zaube asub siis Lätis ja abiellus ühe suurema klaasitööliste suguvõsa järeltulijaga, Anna-Sofiaga ja tema oli siis juba Eestis töötava klaasitöölise laps. Ja neil oli kokku 9 last. Ja nende lapsed ka esinesid päris tugevasti siin Eesti klaasi piirkonnas, aga ma näitan teile ka nagu kaardiliselt, see on küll hästi vana kaart, aga liikus ta siis Lätist üles Piirsallu ja siis tegi natukene ringe Eestis seal ühe koha peal. Ütleme, see Kärevere laevakant oli selline väga tööstuspiirkond, võiks isegi öelda. Aga vaatame lähemalt. Nii, et nüüd tuleb arheoloogia mängu, et väga tore on lugeda neid nimesid paberil, et kes kus käis, kes mida tegi, aga veel toredam on kohe visuaalselt näha, et millega nad tegelesid. Et meil on nendest samadest klaasikodadest ka leide korjatud ja need leiud on kogudes arvel. Siin on kohe üks väga eriline ese, seesama roheline pudel seal all keskel. Nimelt on see toodetud Laashoone klaasikojas ja sellele on siis selle tehase meistri märk peale pandud ja seal on siis initsiaalid AS ehk siis Anton Stichorn, kes on seesama inimene, kelle tegevusi me praegu jälgime. See on siis väga tugev side selle sama genealoogilise materjali ja selle arheoloogia vahel. Tema ei tea nüüd, kas ta ise küll seda pudelit puhus, aga vähemalt oli tema sel hetkel klaasikojas vastutav isik, kui see pudel valmis sai. Ja samamoodi tõenäoliselt ka Piirsalus ja Utsalis, kuigi Piirsalust oli nagu see tema esimene töökoht Eestis, et võib-olla seal tal nagu nii palju võimu ei olnud, et sellist pitseriut saada. Nüüd Johann Anton Stichornil ja Anna-Sofia Liphardil oli tütar Anna-Maria Charlotta Stichorn ja tema sündis 1743. aastal.
Piirsalus, ehk siis selles esimeses klaasikojas, kus Anton Eestis tööle hakkas, ja Anna-Maria või siis Charlotta, nagu ta ise oma nime kasutas, oli siis juba 17-aastaselt vaderiks. Siin nimekirjas küll on ta 4. vader, aga 4 on juba ka päris kõrge number, et esimesed 3 on kõige mõjukamad, sest nad annavad lapsele sisuliselt nime, on ju. Ja esimene nendest tavaliselt on siis kas siis klaasimeistri naine või siis mõisahärra naine või tüdrukute puhul. Ja tema elutee viis edasi abielu Johann Friedrich Priisemeistriga, Fritz Priisemeistriga. Ja nüüd on must pilt. Aga ehk siis 19-aastaselt tema abiellus, peab ütlema, et see on suhteliselt noorelt, sest klaasitöölised enamasti abiellusid kuskil niimoodi 20, 21, 22 aastaselt oli nagu esimene abielu ja meestel tihtipeale ka oli 2. ja 3. abielu. Et selliseid väga-väga noori, ütleme siis need alaealiste abielusid ei olnud põhimõtteliselt üldse selle materjali, kas 2 vist oli kokku võib-olla või isegi 1 ainult. Ja Fritz töötas siis Utsali klaasikojas ja nemad siis said kokku 11 last. Siin on loetletud need lapsed, kes selle hoone klaasikojas töötamise ajal olid sellises vanuses, et elasid veel ema-isa juures. See on üldse väga tore allikmaterjal, väga ilusasti kirjutatud, väga detailselt ja siit saame teada ka seda, et kuigi eestlasi klaasikodades ei töötanud, siis klaasitööliste perekondades olid tihtipeale teenija tüdrukuteks kohalikud talutüdrukud. Et need on siis loetletud siin nende samade allikate andmete juures, et nad on loetud nagu selle perekonna osana sisuliselt nagu rahvastikuloendus, kus kõik andmed on ära toodud. Et soovitan kindlasti tutvuda sellega, väga tore materjal. Nüüd Charlotta ja Fritz liikusid peaaegu sarnasel marsruudil, aga natuke erinevalt. Ja Fritz siis tuli Väätsaalatsast, mis on Lätis, ja alustas tööd Utsalis. Ja Charlotta siis sündis Piirsalus, liikus edasi perega Kärevere laeva piirkonda. Ja siin on mõned esemed, mis on leitud sellest piirkonnast või nendest klaasikodadest, kus siis Fritz töötas liigi kaudu sel ajal, kui ta seal töötas. Ja selliseid esemeselisid leide, mis nagu viitaks siis ütleme igapäevaelule ja olmele, nagu siin on tõenäoliselt Põltsamaa portselanist taldrik või siis selline niisama üks mündikene, siis selliseid leiab väga vähe, sellepärast et klaasikodade arheoloogilisele uurimisele on keskendutud just sellele tehnoloogilisele poolele, et millised on klaasiahjud, milliseid esemeid seal on tehtud, aga see, ütleme see inimlik pool, et kus kohas need klaasitöölised elasid seal kandis, et seda on väga vähe uuritud. Võib öelda ainult Hütis tegelikult on tehtud eraldi kaevamised selle nii-öelda eraldi kaevand selle koha peal, kus nagu nad päriselt ka elutsesid. Et see on üks osa, mis kindlasti on praegu uurimata meil. Aga siin on väike ülevaade sellest, mida need klaasikojad, mille siin täna mainitud on slaidide, et mida seal uuriti, mida seal valmistati. Ja neid mõningaid esemeid võib tänapäeval kohata veel antiigjärides ja auksjonitel, näiteks piimahapendamise kausse, mis on sellised lehterjad kausid. See on selline 18. sajandi mood ja Eestis neid väga agarasti toodeti. Nüüd, kuidas see asi üldse mul sedasi välja kukkus, oli see, et magistris ma uurisin Tallinna linnast leitud arheoloogilisi klaasist esemeid. Hästi selline materjalipõhine oli see ja siis ma hakkasin nagu mõtlema sellele, et tegelikult nagu need asjad ei ilmu kuskilt õhust, et need ju keegi tegi need asjad. Ja ma tahtsin
rohkem teada saada selle kohta, et võib-olla kes Eestis sellega tegeles, et kuna mul oli öeldud pidevalt, et vot eestlased pole midagi teinud või et eestlased võib-olla tegid midagi, siis ma tahtsin nagu seda lähemalt uurida ja kirjutasingi doktoritöö sel teemal ja kõik need isikuandmed võib-olla, mis on selle ruumi inimeste jaoks oluline, on siis kättesaadavad sellise Exceli tabelina, mida saab alla laadida Datatoist. See link on ka põlvnemisloo ühes numbris olemas ja saate sealt ka piiluda täitsa kenasti. Ja see on minu poolt kõik.